Tere! Oleme Loomuse Akadeemia eetris ja täna on mul külas hariduspsühholoog Grete Arro. Ma ise olen Farishta Moeller ja hakkame pihta. Tere, Grete! Tere! Miks siis Grete? Ma räägin veidi tausta. Nimelt Paides Arvamusfestivalil korraldas loomuse arutelu teemal, kas loomaõiguslus on tegelikult radikaalne. Ja Grete rääkis seal sellisest mõistest nagu looduse iseväärtus. Ja see tundus piisavalt selline teema, mida laiemalt käsitleda, mitte ainult ühe väikese lõiguna laiema arutelu sees. Grete, kas sa seletaksid veidi lahti, mis see looduse iseväärtus on? Jaa, see on ja seda võib-olla ei saagi nii lühidalt ära ütelda, et mõnes mõttes, kui ma nüüd õigesti seda ajalugu kirjeldan, looduskaitse mõte nagu teinud läbi nagu erinevaid etappe ja looduskaitse on püüdnud leida erinevaid viise, et kuidas jõuda selleni, et inimesed hoiaksid loodust. Ja me kõik teame sellist mõtestust, näiteks, et me võime loodusele läheneda nii, et ta on meile ressursside allikas, et ta meile vajalik, sest ta tegeleb mullatekkega ja kliima reguleerimisega ja toiduga ja veesüsteemide, vee puhastamisega ja ta on üks igavene loodus kui selline igavesti vahva ja tulus külmkapp, eks ju, ja pesumasin ühe korraga. Et siis võiks rääkida looduse sellisest, ehk siis, et kui keegi ütleb, et loodus on nende asjade pärast väärtuslik, mis on täiesti õige, et ongi, et siis on selline instrumentaalne väärtus, loodus kui instrument, loodus kui asi. Ja ma näiteks soovitan teha mõttemänguna mõelda samal viisil kaasinimestest. Et kaasinimesed on, et nad asjad, nad annavad mulle süüa, võib-olla harivad mind ja aga tegelikult neil nagu ise nad nagu tegelikult, kui nad seda ei teeks, ega neil nagu ei oleks põhjust olemas olla. Või meil on kaasinimestega mingi teine suhe, võiks mõelda. Või et kas kaasinimestel on nagu mingisugune põhjendus olemasoluks ka ilma meile kasulik olemata. Ja siis teine viis loodust väärtustada on see, et vaadata, et selline nii-öelda subjektiivne väärtus, et ühesõnaga keegi teine võiks tulla, et loodus ei ole väärtus ainult sellepärast, et ta pakub nii-öelda teenuseid, mis on tõsi, aga mis on ebapiisav selgitus, vaid et ta on väärtuslik ka sellepärast, et ta on hästi põnev ja ta on huvitav ja ta on nii nutikalt üles ehitatud. Ja kui sa sinna süsteemi lähed, siis sa lihtsalt kogu aeg vaatad, et nagu vau, kuidas saab olla üks süsteem nii tark ja pakkuda mõttele nii palju ainet või siis olla nii ilus, lõputult ilus või siis olla nunnu, ja selline mõtestus tegelikult ütleb, et see väärtus tuleb sellest, et millised kategooriad minu peas parasjagu olemas on. Et kui ma näiteks ei näe seda keerukust seal sees, siis tegelikult ta ei ole äkki väärtus minu. Kui mul on tunne, et vihmauss ei ole nunnu või puuk ei ole nunnu, siis sellel osal loodusest ei ole väärtust või et mingi lepik on täitsa mõttetu ja ta ei saa ilus olla. Ja et eks siis meie need kategooriad või mis aja jooksul on ka muutunud, et kas siis, kas me aru saame, kuidas see loodus toimib või kuidas ta on kujunenud või kuidas need elemendid omavahel suhestuvad. Et seni, kuni me sellest aru ei saa siis sellist subjektiivset väärtust seal olla ja siis nagu võiks ju küsida, et millised arusaamad meil täna puudu on, et kas me oleme täna oma teadmiste lõpus on ja et eks siis see pole ka nagu optimaalne nagu viis, kuidas loodust väärtustada. Jälle võiks tuua paralleeli, et kas me kaasinimesi väärtustame niimoodi, et sa siis tohid olemas olla, kui sa oled nutikas ja armas. Aga muidu, need, kes ei ole nutikad ja armsad, see on sellised nagu keskpärased, need võiks nagu, neil ei ole nagu väärtust eriti. Või et kui see on keeruline. Aga et siis see, nagu see kolmas mõtestus, kuhu on siis jõudnud, ma saan aru, et see on keskkonnaeetika ja keskkonnafilosoofia või looduskaitse selline filosoofiline lähenemine on jõudnud selle mõtteni, et loodusel võiks olla täitsa objektiivne iseväärtus. Või et nagu selles mõttes, et see mõte, et see on nagu mõte või selline tunnetus inimese poolt, mis tähendab seda, et loodus ei pea ennast kuidagi õigustama meile. Et tal on õigus olla olemas täiesti iseenda jaoks, et tal on ja säilitada sellega igasugune tegutsemis- ja olemisvabadus ja väärikus meie silmis. Ainuüksi läbi selle fakti, et ta on olemas, nii nagu kaasinimesed. Et me väärtusta, et me küll
inimesed saavad töö eest palka ja inimesed teevad üksteisele igasugu häid asju, eks ju. Aga see ei ole põhjus, miks nad tohivad olemas olla. Et näiteks kui keegi parasjagu ei suuda ühiskonda panustada, siis me ei otsusta, oi, sina ei tohiks siin olla sa ei tohiks siin üldse olla. Et selles mõttes, et inimestel on tegelikult selline inimväärikus või õigus elule, õigus olemasolule väärandamatu ja vaieldamatu, eks ju, vähemalt täna ja vähemalt osades maailma kohtades. Ja siis see looduse iseväärtuse mõte on mõelda loodusest samamoodi. Et kui ta on selline mõte ja kui sa mõtled selle peale, et mida sellise programmi peale laskmine iseendale, nagu mida see sinuga teeb, kuidas see muudab ümbritsevat, siis tegelikult ma arvan, et see muudab tohutult palju, et sa ei sea enam loodusele tingimusi ja loomulikult see ei tähenda seda, et inimene loodust või elusolendeid mitte kuidagi ei kasutaks või hävitaks, et loomulikult on hetki, kus keegi meid ikkagi hammustab, ehk ka siis ei pea alati neid ära tapma, eks ju. Või et meil on vaja enda elutegevuseks teatud ressursse kasutada. Aga siin ongi see küsimus, et kas ma sellisel juhul ka tajun seda iseväärtust ja teen siis selliseid sekkumisi ükskõik millesse nii vähe kui võimalik. Ja ma alati võtan selle iseväärtuse sinna kaasa, selle mõtte, et kas ma tõesti pean, et kas tõesti on vaja. Ja kui on vaja, siis ilmselt järgneb käitumine, aga et võib-olla väga paljud käitumised jääksid ära, kui meil kogu aeg iseväärtuse tunne, et mul on õigus sekkuda, et siin olen mina, siin on tema piir, ma ei tohi sellest üle minna, sest ta parasjagu on sääsk ja tal on õigus olla olemas, või kes iganes. Et kas meil on vaja trofeejahti ja kas meil on vaja võib-olla seda toitu, neid lihafarme, millest toodetud liha me lõpuks prügikasti viskame või millest me üle sööme ja nii edasi. Et siin ongi nagu see küsimus, et see sõnum ei ole nagu see, et me peaksime kuidagi iseennast sellest süsteemist välja võtma. Küsimus on selles, et me oleme selle süsteemi osa ja olles see osa, me võiksime käituda võib-olla nende teiste osadega, võib-olla nii nagu loodus ise üksteisega toimetab, et võimalik, et looduses on väga vähe näiteid siis sellisest ressursside raiskamisest. Et küll liigid nii-öelda kasutavad üksteist või toetuvad üksteisele või on kiskluses või on parasitismis omavahel, aga tõenäoliselt need vormid ei ole sellised, mis süsteemi nagu paigast ära lükkaks. Ja et huvitav, et jah. Ja ma lihtsalt mõtlesin tuua seda paralleeli, et kui me räägime siin saadetes nagu erinevate nurkade alt loomade õigustest, siis kuhu mulle tundus Paides me justkui jõudsime sellega, oli see, et kui oleks see looduse iseväärtus, siis oleks automaatselt ka ju loomade iseväärtus ja siis võib-olla me nagu loomade õigustest ei peakski üldse rääkima, sellepärast et loom oleks väärtus iseeneses ja siis temasse suhtumine ja ka tema suhtes käitumine oleks täiesti teistsugune ja me ei saakski neid puuri panna. Sellepärast, et kuidas ma nad puuri panen, on ju? Nagu mis mõttes, on ju, me ei pane ju puuri, aga kunagi pandi, nagu me hästi teame, kunagi pandi puuri ka võib-olla siis kaugemate saarte inimesi ja näidati neid oma ajas samamoodi, eks ju. Et see on muutunud, eks ju. Et ma olen nagu hästi sellega nõus, ja see mõtteviis on ka arenenud, et kunagi nagu teadvustati, et me võiksime kaitsta nagu kas mingit liiki või mingit isegi isendit, et mingi isend on tore ja siis võib-olla, et mingit liiki ja siis, et võib-olla mingit kooslust kusagil ja siis, et ikkagi tervet ökosüsteemi. Et see on ka arenenud aina kaugemale, mis tähendab, et see isend seal sees igal juhul on aina kaitstum, sest isend ja pluss temale sobilikud tingimused ja võrgustikud, kus ta toimetab, on siis ka eos kaitstud, eks ju. Ja tegelikult mulle õudselt meeldib, on ju hästi tore õppejõud on Tartu Ülikoolis. Tähendab seal palju tore õppejõudusid, aga üks õppejõud on Urmas Saarma. Kui ma nüüd õigesti mäletan nime, kontrollime üle, kes räägib loomuuringute eetikast ja tema on öelnud imeilusa lause. Mulle õudselt meeldib, et see on see, et juhul, kui me tajuks seda, et igal teisel nagu loomal või ilusolendil, kes iganes ta on, loom, taim, seen, on õigus oma asja ajada. Et kuidas see siis muudaks seda, kuidas me üksteise nagu inimestega ringi käime, et siis nagu vägivald inimeste suhtes tunduks ikka täiesti nagu mis asja. Et mõtle, kui tore, et see võiks muuta ka nagu seda, et kas me ikkagi arvame, et üksteisele peab pomme pähe kallama. Et aga see on selline mõttemäng, et kui me jõuaks loodusega sinna nii kaugele, siis inimene on ju ka osa sellest, eks ju. Aga ühesõnaga, see on minu jaoks on see huvitav mõte,
et miks, et kuidas see on nagu meie kultuuris ära kadunud, sest nagu me väga hästi teame, siis enamik maailma kultuure, kes on väga palju võib-olla vähem rahvarohked või vähem arvukad kui see meie läänelik selline kultuur või maailma osa, et ei ole ju ära kaotanud. Väga paljud inimesed elavadki niimoodi, et nad saavadki aru, et nad on osa ökosüsteemist, mitte selle valitsejad. Et kuidas see juhtus ikkagi, et meile on seda nii raske mõista, et me oleme ennast seadnud, noh jah, viimased 2500 aastat vist nagu kui mingiteks ülimuslikeks olenditeks. Miks nii? Ja mis aitaks nagu sealt välja, kui pidevalt on see, et aga nii ju on olnud ja see on kultuur ja millest sa üldse räägid, on ju, ja isegi kui me ütleme, et jaa, ma mõistan, aga siis ma lähen võib-olla oma elu juurde tagasi ja siis on kogu see ühiskond mul seal ümber ja tegelikult mul on väga raske justkui seal erineda, ma nagu väga ei taha, on ju, tähelepanu ka endale ei taha. Et siis ongi selline. Jah, ja samas see on nagu jällegi mõttemängu koht, mida võib-olla igaüks võiks mõelda, noh, kui ta tahab, ei pea, et mida see siis muudab, kui ma hakkan nagu kõike elavat vaatama ikkagi selle suure võrgustiku osana, ennast selle osana, et see on ju tegelikult lihtsalt selline väike pilgu nihutamine, eks ju. Et kui ma proovin panna ennast võib-olla siis nagu nende teiste tegelaste kuidagi, noh, ma ei saa ennast panna nende positsioonile, sest ma ei ole, noh, ma ei suuda seda ette kujutada. Aga kui ma suudan ette kujutada, et seda, et neil on väärikus, et neil on loodusväärikus, et noh, et inimväärikuse sõna ei saa kasutada, et neil on loodusväärikus, mida mina ei tohi eirata, et noh, et võib-olla siis ma ei tunnegi ennast, et võib-olla see segab mu argielu, et see ei sega ka tegelikult kaasinimesi, kui ma nii suhtun, eks ju. Et miks ta peaks segama, sest need on ju tegelikult minu individuaalsed valikud, aga tõsi on see, et mina ise võib-olla võin mõnda kaasinimest natuke mõnikord segama hakata, kui ma näen, et keegi teeb kellelegi liiga. Aga mul hiljuti juhtus nii, et ühtede sõprade juures peo alguses neile tundus, et on okei, kui herilane upub jooki või et me saame ta nagu kätte ja peo lõpus oli neil juba täitsa tore mõelda, et see herilane võiks edasi elada ja noh, nüüd me kukume sinna instrumentaalsesse selgitusse või väärtusesse, aga et noh, ta sööb ju röövikuid teie aias, on ju. Ta sööb ju taimekahjureid, et milleks teda hävitada, ta on ju sulle kasulik. Ja, et samamoodi ju see vihmauss on ju, kes võib-olla, kellest sa rääkisid, et kes võib-olla pole nagu nii nunnu või ei tundu nunnu, ta on väga-väga kasulik ja ilma temata väga palju asju ei toimuks, eks. Et võib-olla see tõesti see mõtteviis mõnikord nagu aitab, kuigi me tahaksime hoopis rääkida mitte on ju instrumentaalväärtusest, vaid hoopiski sellest iseväärtusest, aga tihti läbi selle võib-olla kasulikkuse hakatakse nägema seda tervikut üldse ja siis saabki jõuda sinna. Aga noh, täna on 1. september, tihtipeale räägitakse sellest ju kui sellisest tarkusepäevast ja õpime nii, et siis võib-olla see ongi see mõte, mida koolides ja üldse igal pool vaadelda sellist nagu terviklikku või mis on see, mis sina nagu ütleksid, et mismoodi seda vaadata? Ja ma tulen tagasi selle sinu näite juurde, tõesti, ma arvan, et kui sa nagu tajud või sa mõtled selle peale, et loodusel on iseväärtus, siis selle juurde loomulikult käib ka see, et sa imetled seda, et sa näed, et ta on ilus, et ta on äge, et ta on ka nunnu, on ju, kui sa lähemalt vaatad, on iga tegelane lõpuks päris nunnu. Eks ju, isegi puuk on päris nunnu ja kui te teaks, kui raske on puugi elu. Ja et ta on ka kasulik, et tegelikult need on kõik seal koos, on ju, aga et tema õigus olla elada ei tule sellest, et ta on meie jaoks loodud või olemas, on ju, vaid õigus tuleb sellest, et ta on enda jaoks olemas. Aga et mulle nagu hästi meeldib see mõte, et tarkuse päev ja nii, on ju. Meil on selles kultuuris mõni hea asi ju ka, on ju, see on kogu meie teadus. Ja mulle just meeldib see, et kuidas see kaasaegne ikkagi loodusteaduslik maailmapilt selles mõttes, et sellises ökosüsteemi tajumises ja inimese, et ökosüsteemi kui terviku väärtustamises ja inimese selle osana nägemises mõnes mõttes on ju nagu lähem sellistele mõneti nagu loodusrahva maailma nägemusele, kuigi võib-olla väga teiste sõnadega, teistes vormides. Aga et mul on tunne, et see, millele täna võib-olla sellised ökoloogid või bioloogid või üles kutsuvad, on võib-olla sarnasem millelegi,
mis iseloomustab hoopis teistsuguseid kultuure, et äkki mõnes mõttes me peaksime, jah, me peaksime mingisugusest pimetsuse või rumaluse perioodist üle hüppama, aga et võib-olla sellega me läheme mõnede võib-olla heade asjade juurde tagasi või sellise terviklikuma maailmanägemuse juurde tagasi, mille alused võib-olla on hästi teistsugused kui teaduspõhisel maailmal, eks ju, väliselt. Aga võib-olla järeldused on hästi sarnased. Et nagu me seal arvamusfestivalil nagu naljaga pooleks resumeerisime, on see, et jõuda pärismaalastele järele. Võib-olla see oleks selle õppeaasta väljakutse. Aitäh, Grete. Ja ma tänan ka kõiki kuulajaid ja võib-olla see mõte, mille ma võtsin sealt kaasa siit ka, et näeme väärtust loomades ja looduses ja kõiges, mis või kes on ja elab iseenda jaoks ja ehk niimoodi saame ka kõik paremini või edukamalt või siis lihtsalt niisama üksteise kõrval eksisteerida. Oleks tore.